Tere! Mina olen Tõnis Soopalu Kaarli Agro OÜ-st. Olen tavatootja ja harin 260 hektarit põldu Jõgeva ümbruses. Kasvatan peamiselt talinisu, taliotra, talirapsi, põldernest ja suviotra ning pakun ka koristusteenust ja pritsimisteenust. E-agronoomini jõudsin ma niimoodi, et Vitalfields lõpetas tegevuse ja ma ei soovinud enam Exceli põhjal põlluraamatut pidama hakata. Ja just sel ajal oli tekkinud e-agronoom. Proovisin, meeldis ja hakkasin kasutama. Mis siin salata, vahepeal käisin ära ka, proovisin ühte konkureerivat toodet, aga e-agronoom ikkagi võitis mind sellega tagasi, et tema kasutaja mugavus ja sõbralikkus ja ülevaatlikkus on ikkagi teistest peajagu üle. E-agronoomi süsinikprogrammiga otsustasin liituda sellel põhjusel, et ma tundsin juba ennemalt huvi vahekultuuride kasvatamise vastu. See süsinikuprogramm seoses Fit for 55 ja PRIA uue meetmetega seoses tundus, et see on nagu globaalne trend, et ma ei tahtnud nagu sellest rongist maha jääda. Ja parasjagu, kui PRIA need uued indikatsioonid tulid, et hakatakse pakkuma vahekultuuride kasvatamisel toetust, helistati mulle e-agronoomist, küsiti, kas sa tead midagi sellest süsinikuprogrammist. Ma ütlesin, et ma väga ei tea, aga ma olen huvitatud. Ja saime kokku, tegime esialgse kalkulatsiooni ja mulle tundus, et see asi töötab ja ma võiks sellega nagu liituda ja sellega tegelema hakata. Pärast süsiniku konsultatsiooni tegelikult väga suuri muudatusi ei tulnudki teha, et ma põhu juba jätsin nagu nii põllule, kündmisest ma olen peaaegu loobunud ja see on ka väga proosalisel põhjusel, et mul lihtsalt ei meeldi kündmine ja see on kallis ja tüütu töö, et selles mõttes see oli lihtne otsus. Kõige suurem muutus minu jaoks on arvatavasti vahekultuuride kasvatamine, mille jaoks ma siis ka investeerisin peenseemne külvikusse, millega neid vahekultuure külvama hakata. Ja ma arvan, et tulevikus on plaan ka jõuda otsekülvini, mis on ka selles süsinikprogrammis nagu sees. Nende muudatuste tegemine tegelikult on praegu töös, et ma alles nende vahekultuuride külvamisega alustan ja muud muudatused on tehtud. Seetõttu ma saan öelda seda alles võib-olla järgmisel aastal, kaua nende muudatuste tegemine aega võttis. Minu ja e-agronoomi vaheline suhtlus on olnud üsna ladus, et siis kui see süsinikuprogrammi hakkasime ajama, siis saime veebiteel kokku, sest oli natukene veel natukene koroona aeg, tegime videokohtumise, kirjeldati ära, mida ma peaksin tegema, mis on minu potentsiaal, mis tulu ma võiksin selle eest teenida. Ja kui ma olin sellega nõus, tehti süsiniku audit ja pärast seda siis e-agronoomi agronoom soovitas mulle, mis põldudele mida külvata, mis vahekultuuride segusid. Tegelikult see oli päris hea, et mul tegelikult puudus kogemus vahekultuuride ja nende segude kohta, et ma isegi ei osanud arvata, et mida ma võiks külvata ja kuhu külvata. Nii et selles suhtes see oli nagu mulle väga abiks nende otsuste tegemisel. Ja nüüd, kui mul on ikka mingisugused probleemid ja küsimused olnud, siis ma olen oma vastused saanud. Nii et selles suhtes kiidan heaks. Ma plaanin jätkata oma ettevõttega kindlasti jätkusuutlikul teel, sest jätkusuutlikkus on tulnud siia, et jääda. Ja ma arvan, et sellel ei ole väga mõistlik vastu võidelda, vaid sellega kaasa minna. Ja väiketootjana on kindlasti ka see, et kui ma innoveeri, siis minu tegevus võib lõppeda üsna kiiresti. Et ma olen ise sellel arvamusel, et peaksime nende innovatsiooni ja trendidega kaasas käima. See aitab ka minu tootmist efektiivistada ja aitab mul ettevõtjana ellu jääda. No minu arust rahaline motivatsioon on väga tähtis nende jätkusuutlike tavade kasutusele võtmise eest. Põllumajandus on meil niimoodi, et me teeme investeeringu ja see tulukus võib alles hakata paistma alles aastate pärast. Ma arvan, et see rahaline motivatsioon ka natukene aitab murda võib-olla seda stagnatsiooni või tahtmatust nende asjadega kaasa minna. Et just see vahekultuuride külvamisel, et see mulla paranemise efekt ja kogu see hea võib-olla alles hakkab aastate pärast tulema, aga senikaua pean sinna raha sisse panema.
interneti põllumehena ma arvan, et mul läheb päris hästi. On tekkinud teatuid püsijälgijaid, kes saadavad mulle küsimusi, uurivad või pakuvad mingisuguseid oma lahendusi välja. Ja tegelikult ma selle kanali tegingi selle mõttega, et lihtsalt, et saaks kogemusi vahetada teistega ja tutvustada siis inimestele, kes võib-olla põllumajandusega ei ole seotud, siis minu igapäevatööd. Aga selle asja miinuspool on see, et tegelikult igapäevategevusi filmida ja sinna nagu mingi mõtestatud sisu toota on päris raske. Et ma sellega iga päev õpin ja proovin, et mul on tore, kui keegi annab mulle tagasisidet, et ma saaks oma asja paremini teha. Kuidas su kanalit leiab või mis su kanali nimi? Leiab mind Instagramist Tõnis Soopalu.